Ta on raske, aga mulle meeldib. Kui palju on sellist tunnet, et läheb leiutamiseks koha peal? No ikka on. Nii iseloomustavad 2 noort meest oma ülesannet oktoobri keskel Abu Dhabis. Maastikuehitajatena tuleb neil maailma noorte kutsemeisterlikkuse võistlusel WorldSkills olla omal erialal parem kui ükski teine võistkond. Nad on tublid poisid, mõlemaid ma tean Räpina aianduskoolist, Eerikut kui õpilasena, Mairaldit kui kaastöötajana. Et me Mairaldiga mõlemad õpetame noortele inimestele või noortele maastikuehitajatele maastikuehitaja rasket ametit ja ta on mulle väga hea kolleeg, et mina temaga luurele läheks. Kuid nii rasket võistlust nagu sel aastal pole varem korraldatud. Nad ei tea ülesannet ette, teada pole ei materjalid, mõõdud ega täpne kujundus. Kuidas harjutada üldse võistluseks ja mida te harjutate? Te ju täpselt ülesannet seekord ei tea esimest korda võistlused tehtud nii raskeks. Ma harjutame igasugused võistlussituatsioone, et teeme umbes samamoodi 3-4 päeva võistlust ja siis ehitame samamoodi mingi aia üles. Kuid selline võistlus olevatki väga aus ja õiglane. Eks ta näitab nii-öelda üldisi oskusi, et kõike peab oskama ja peab olema valmis ka nii-öelda muudatusteks ja nii-öelda eksprompt ülesanneteks, et peab nii-öelda kõigeks valmis olema. Et enam-vähem kontseptsiooni teame millega arvestada, aga täpne teostus on nii-öelda koha peal vaja harjutada, et kõik tuleb nii-öelda vana rasva peal teha nii-öelda. Aga see vana rasv tuleb ikkagi õppides ja harjutades. Kuigi ehitus, sealhulgas maastikuehitus on paljude jaoks ka hobi, on õppinud meeste käes töö kiirem, odavam ja loodussäästvam. Ükski haridus ei jookse mööda külge maha ja paljud meie nii-öelda harrastajad, maastikuehitajad teevad omaenda tarkusest ja vahel teevad neid asju ka mitmeid kordi ümber. Aga selleks ongi kool, olgu see Räpina aianduskool, mõni teine kutsehariduskool, seal õpetatakse seda ametit ja õpetatakse, kuidas neid vigasid vältida. Sest loodus paraku ei armasta mitu korda ümber tegemist, et kui me teame, et see lill või puu tuleb siia, siis ta sinna ka jääb aastakümneteks. Kokku saadab Haridus- ja Teadusministeerium ning sihtasutus Innove Abu Dhabisse 7 Eesti töösportlast 5 erialal. Lisaks maastikuehitusele on Eesti esindatud ka restoraniteenindaja, plaati- ja ehitusviimistleja ning mehhatroonikutega.